Tervist, mina olen Illar Kohviinaualt ja täna ma tahaks rääkida natukene toidu kogumise kampaaniast. No neid kampaaniapäevi on tavaliselt olnud aastas 2 korda. Üks on kevadisel ajal, on olnud märtsikuuses, aga nüüd on maikuuses. Ja nii, et seekord siis 11 ja 12 mai ehk siis nagu homme ja ülehomme. No talvised päevad on enne jõule ka kusagil 10. kuupäeva paiku, ma ei oska täpselt öelda. Aga nii, et kuna nüüd 11 ja 12 mai ehk siis homme ja ülehomme on siis toidukogumispäevad nagu üle Eesti, aga mina osalen Pärnus ja on küll niimoodi praeguse seisuga kokku lepitud, et homme ehk reedel 11. osalen Pärnus Kaubamajaka Rimis kella 1 päeval kuni kella 7 õhtul, nii et teen 2 vahetust ära. Ja laupäeval osalen samas kohas arvatavasti kella 15.30 kuni kella 19, nii et teen õhtuse vahetuse ära. Ja mis ma pean ütlema? Pean ütlema seda, et inimesed on alati olnud väga lahked, väga viisakad, küsivad alati, mida oleks nagu vaja nagu peredele annetada ja laste tarvis. Ja mina olen öelnud seda, et muidugi kõiksugu toidukraami võib annetada, aga et lapsed tahavad alati niisugust magusamat saada, kas kommi või mida iganes sellist värki, aga ka kõik muud asjad, õlid ja kõiksugused muud asjad on teretulnud. Ja samas, kui keegi nagu ei oska valikut langetada, et mida nagu siis sinna kogu annetuskorvi nagu panna, ühesõnaga, et siis võiks ju lihtsalt mingis oma raha sinna, on olemas niisugune pudel olemas, niisugune suur pudel, kuhu on võimalus ka raha panna annetuste näol, kas panete paberraha või panete eurosid või mida iganes, et oma südametunnistuse järgi igaüks nagu seda annetust teha. Et samamoodi ma siis nüüd, kuna ma ütlesin, ma olen nagu Pärnus Kaubamajaka Rimis nagu kaks päeva, et kes nagu sooviks, et siis tulgu siis sinna kauplusse nii-öelda shoppama või ostlema, kuidas öelda, ja siis olge siis kena ja mõelge selle peale, et ka mõni niisugune pere ootaks nagu teilt, kellel niisugused rasked ajad või niisugune puudus kannatavad ka teie abi ja sõnaga, et siis olge kena ja kas ostke seal kaupluses, sealt Rimi poest midagi või ka mujalt, eks ole, ja siis või siis pange raha, et abi on igasugune teretulnud perede jaoks, nii et ja isegi ma tahaks sellist asja veel siia juurde öelda, et nagu ma tean, et on nüüd kevadine aeg, on kartulite mahapanemise aeg ja on neid inimesi, kellel võib-olla eelmise aastast on nagu sellist korralikku kartuli säilinud ja rohkem nagu, et ei tea, mis sellega teha, et ärge jumala eest minema visake, et see on niisugune toiduks kõlbulik kartul, et võiksite ju toidupangale annetada näiteks, et samamoodi, et pered ju saaksite ju suurt abi selleks, kui keegi nagu neile toidupanga vahendusel nagu kartulit annetaks, et kui kellelgi niisugust korralikku toidukartulit on, et siis palun pöörduge Pärnu toidupanga poole näiteks ja tooge kohale, nii et minu teada iga päev läheb sinna peredele seda toitu, nii et aidake kaasa lihtsalt. Nii et selline pöördumine siis minu poolt, mina olen Illar Kohviinaualt.